are back. Long time no see. Jah, nädal 2. Ja isegi rohkem vist. Ei ole 2 nädalat. Eelmine nädal me ei filminud. Nüüd filmime, ainult 1 osa jäi vahele vahepeal. Päriselt, jah? Mul on küll siuke tunne, et palju pikemalt on see kuidagi läinud. Ma olin laagris selle pärast. Meil on sõber täna. Või noh, ma ei tea, ta tegelikult on nagu selline puuküürnik meil. Ta on meie juures väga kaua elanud, aga me ei tea siiamaani, mis ta nimi on. Et... Veits creepster vibes. Jaa, aga samas on nunnu ka ju. Et võite talle äkki nime pakkuda, kui tahate. Jaa, võite. Ta on mingi 7-aastane raudselt. Ta peaks kooli minema vaikselt, aga ta nagu bukib vastu tähega, ta ei taha minna. Ta on vaata natuke üle kasvanud, ma arvan. Ta on väga ta on üle söönud ennast. Sest ta on ainult seal kodus, mida tal muud teha on. Jaa, ta lihtsalt manšib 24/7. Jah. On veidrike. Seda me oleme mõelnud, mida musu üksinda seal teeb, vaata. Kodus on ja. Selle kuradi mõmsiga seal veedabki aega raudselt. Vaatavad koos Animal Planetit. Ja söövad kõrbineid. Ja ma ei tea, mida mõmmid söövad. Mett või? Kasse või? Jah. Musu on mingi... Head elus on. Musu on mingi kloon tegelikult või? Jaa. See ongi nagu tema hing on musu sees. Ära räägi! Jah. Ma mõtlen praegu meie selle... Oota, mida ma praegu... Mul kiilus täiesti kinni. Ise ka ei tea, mida ta mõtleb. Naised. Vahepeal juhtub niimoodi. I'm thinking about something, but what am I thinking? I do not know what am I thinking. Tüüpilised naised. Mu kõht on väga tühi, ma suren ära kohe. Päriselt või? Jaa. Ja mõtled, et 2 võileiba aitasid või? Ma olen juba mitu tundi möödas sellest. Palun sõidame tikupoissi ja võtame seda kanaräppi. See on nagu, see päästaks mu elu praegu. Ja suurt. Seekord suurt. Jaa, no ma ütlesin sellele eelmine kord ka, et võtame suure, aga ta millegipärast ei tahtnud seda meile anda. Mine käib, sa jõuad. Tuleb, aga jõuad. Nii. Issand. Kuidas siis läinud on vahepeal? Väga kiirelt. Mul oli laager, mis kestis 10 päeva, 9 tegelikult vist. 2. hakkas ja 10. lõppes. Ja väga tore oli, aga väga väsitav ka, sest et väiksed lapsed ja mul muidu endal ei ole lapsi, siis ma ei ole harjunud, et mingi väike laps kogu aeg. Neil on ju nii palju küsimusi, isegi kui sa just ütled, et keegi läheb vetsu, siis ikka keegi tuleb ja ütleb, et kas ma palun võin pissile minna. No ilmselgelt sa võid pissile minna, ma ei taha, et sa püksi teeks, on ju. Et huvitav oli ja väga tore tegelikult, nagu see meie meeskond on nii äge ja mulle väga meeldib seal käia. Mul oli juba 5 aasta ka. Nii et yes. Sa oled jah kergelt veterani staatuses juba seal ja nii. Ja vaikselt võiks hakata jah, kuskil korraldaks saamaki nali. Ei, aga väga tore on tegelikult. Mulle väga meeldib. Vikerkaar. Can you see? Nice. Nägin enne seda juba. Okei, vabandust. Ja sul? Minul oli puhkus ja enam ei ole puhkus. Et peale puhkust on nii raske ennast uuesti nagu töölainele kuidagi sätitada, et täiesti nagu... Sätitada? Girl, see ei ole sõna. No, ma just praegu ütlesin seda. Okei, räägi edasi. Et raske on jah. Üldse kuidagi ei kohane sellega või tahaks nagu lihtsalt olla ja hommikul magasin sisse ja täitsa pekkis. Aga eile magasid ka sisse või? Eile ei maganud. No eile mind ei olnud, sa said rahulikult normaalsel ajal magama minna. Eile sa olid ju. Üleeile tähendab? Jah. Ei, esmaspäeval ma läksin normaalselt õigel ajal nagu. Aga... Seda ma räägingi, et kui mind ei ole, siis saad rahulikult magama minna. Kui mina olen, siis ma olen seal mingi räägime juttu, siis sa ei saa magada. Jaa, ei, sa jäid ju eile magama sinna lihtsalt.
Jah, ma oleks tahtnud see oli ju mingi 8 aeg ju. Ja, kui sa magasid kell oli mingi 10:30 või niimoodi. Sa mõtlesin, ma tahaks nagu magama minna. Sa olid seal mingi lebotas seal. Ei, ega vahet pole muidugi, aga ma oleks võinud ju varem sind üles. Kas nüüd hakkab vihma sada? Ja. Et põhimõtteliselt ei ole saanud ennast üldse nagu välja puhata. Et me ikka väga palju liikusime ringi ja käisime erinevates kohtades ja käisime üritustel ja käisime 50 Centi kontserdil ja... Jaa, musta ära juba. See oli nii äge. Nii äge. Mul kui tantsija nagu näha, kuidas nemad seal tantsisid. Crazy. Nii äge oli. Nagu võimas. Nagu, see on nagu kõides kellelegi, aga minu jaoks oli nagu võimas. See on täpselt minu stiil, mida nemad seal tantsisid. Ja siis ma tundsin, kuidas mu nagu vaateväljad nagu tantsu mõttes nagu muutusid niivõrd palju. Ma tunnen, ma peaks nagu rohkem jagama igal pool Instas ja värka mu nagu tantsuoskust ka, sest et vahest isegi nagu mulle kõige lähedasemad inimesed on ka nagu mingi, ma ei teadnud, et sa niimoodi tantsida oskad, et nagu tegelikult võiks siis nagu rohkem jagada enda talenti ja äkki siis sellega ka kuskil nagu silma jääda. Muidugi. Why not nagu? Jaa. Nii et kui te näete ainult tantsuvideoid, siis upsis. Jaa. Kuidas sulle meeldis? Täitsa äge oli jah, selles mõttes, et meil oli väga hea koht. Et ma siin ühelt ja teiselt olen kuulnud, et osad, kes olid liiga all, et nendel kuidagi see heli, kas kuidagi ei saanud nagu õigesti sõnadest aru või midagi ja siis need, kes päris seal laulukaare üleval olid, nendel oli sama probleem, aga me olime keskel ja täiesti perfect nagu. Et see vaatamine oli väga hea, et see kõik see nähtavus ja kõik asjad on ju. Natuke kõrge oli seal, Liseta käis 2 korda seal all, et oma asju ajamas, siis see kõlab väga halvasti, kui sa nii ütled. Ma käisin vett ostmas ja vetsu asju ajamas. No enda asju ajamas. No jah. Mis sa... See kõlab nagu inimene võib hakata ükskõik mida mõtlema, mida ma seal tegemas käisin. Ma käisin lihtsalt pissil ja ostsin vett. No jah, aga see ongi enda asja ajamine. Okei. On ju tegelikult. No jah, aga teised ei pruugi niimoodi mõelda. Ise mõtleb, ma ei tea ju, mida sa praegu... Aga see oli nii lihtne asi, nagu millest kinni võtta ja siis öelda mingi, lihtsalt ta käis mingi tumi asju tegemas, nagu ma ei taha seda. Okei. Nii et kui ma käin pissil, siis sa võid öelda, ma läksin pissile. Ja. Aga siis põhimõtteliselt oli nii, et mina olin seal selle koha peal, et meil siis koht ära ei võetaks, et seal oli väga selline ikka väga tight, ütleme nii. Kogu see olemine. Et alla vaatasid, see oli nagu sipelgad seal all, et selline peade meri. Aga väga vinge oli jah. Et me läksime tegelikult nagu suht vara, mingi 7 aeg või? Mingi 6:30 isegi tegelikult. Ja võimalik jah. Et siis meil õnnestuski nagu see koht võtta, et väga okei nagu. Et saime... Ja siis ma istusin terve see aeg seal sama koha peal paigas. Et kuskile mina ei liikunud, et valvesin kohta. Ja see tõesti sellega vedast, et mul ka nagu sõbrannad, kes olid all nagu seisid, neil oligi full mingi anxiety ja nagu vastik vaatad nagu nii palju inimesi, mingi trügivad ja mingi siuke, keegi oli seal mingi kakkelnud ja nagu siuke väga halb bad vibes, aga seal üleval oli nagu really chill, et nagu alguses, kui Nublu esines ja kõike seda, siis me nagu istusime rahulikult seal, nagu see oli hea, sest et kõik said nagu istuda, sul jalad ei väsi ära, vaata. Ja siis kui 50 Cent hakkas, siis kõik tõusid ilusti püsti ja nagu kuulasid, et nagu väga nagu mõnus. Ja sai tantsida ka, vaata, et seal nagu platvorm, kus sa istud või seisad, see oli nagu piisavalt lai, ta oli mingi meeter vähemalt. Et sa said nagu tantsida ka seal nagu üli mõnus oli. Ja keegi trüginud, keegi nagu ei hinganud sulle kuklasse, sest järgmine rida oli sinust kõrgemal, vaata. Et väga mõnus oli. Mulle väga meeldis. Ja väga palju välismaalasi oli, soomlased, lätlased, kõik, kes siis lähimatest riikidest, eks temad siis tulid. Kui tihti ei juhtu, et see keegi siuke suur staar... Ei tegelikult, no seda ka, aga Nubluga koos oli Mikael Gabriel, mis on nagu täiega lihtsalt mul kunagi üks sõbrants kuulas täiega Soome mussi ja siis ilmsega mina kuulasin koos temaga, siis ta laulis seal mingid laule, mis on nagu nii lapsepõlv ja
thank God, et mul praegu meelde see tuli, sest et ma tahaks neid laule nagu nüüd ise ka kuulata. Et nagu seal oligi niimoodi, et Nublu laulis ühe laulu, siis Miikael laulis ühe laulu ja siis niimoodi nad nagu pendeldasid seal oma vahel. Ja siis tuli veel Maria Kallastu lavale, laulis ühe laulu ja siis ta lihtsalt seisis seal, mis oli veits lamp, nagu sa võid minna. Aga nagu ta lihtsalt oli seal, siis mul oli veitsingi okei, nagu samas ma saan aru, veider on nagu võib-olla oleks olnud veider ära ka minna, aga samas või jätke siis see laul vähemalt kõige lõppu või kuidagi niimoodi, et mingi veel üks artist vaata ja siis tuleb see Maria. Ja nagu tegelikult nagu ülitore tšikk, tal oli üliäge riietus, ta laulab mega hästi, aga ma lihtsalt ei saanud sellest aru, et miks ta sinna nagu seisma jäi. Jah, see oli nagu veider, jah. Äkki ta sebib mingi Nubluga? Ma ei tea. Äkki selle pära? Või nagu, ma ei kujuta ette. Nublu Bruta oli seal VIP alal pärast teised pikkade juustega selline. Ja, aga äkki see oligi Maria, aga ta vist vahetas riided ära. No, ma ei tea. Ma ei tea, jah. Ma ei tea. Ühesõnaga selline huvitav lugu. Ja siis seesama VIP ala, seal olid nagu mingid lauad ka, kuhu sa saad nagu istuda või nagu siuke nagu klubis vaata diivan on ja siis sul on seal mingi tuuakse kastiga mingi jää sees on mingid joogid ja värgid. Ülipikalt seal ei olnud mitte keegi ja siis mingi natukene vist enne 50 centi või täitsa 50 cendi alguses tulid mingid olid briti tüübid või? Dressipükstes ja mingi 5 naisega pull-uppisid sinna, lihtsalt jammisid seal mingi dressipükst nagu okei, ma saan aru, sul on raha, aga pane nagu out of respect nagu natuke mingid nagu viisakamad riided sellega vähemalt. Pane teksapüksid alga. Äkki nad sellepärast, et kuna 50 Cent on ikkagi nagu räppar ja tegelikult ongi selline lai stiil ja siuke vaata, või äkki sellepärast pigem, et sa oledki nagu... Ja aga need olid nagu mingid kodu, mingid dressipüksid nagu põlved välja veninud. Siuke nagu, et sa tuled kuskilt põllu pealt vaata, ta nägi siuke välja. Et nagu ma ei saanud sellest väga aru, aga okei. Ja need naised ka, kes pärast tulid nendega, need olid ka nagu siuksed, noh, nagu oleks kuskilt, ma ei tea. Sealt samast põllu pealt üles. Ja, sealt samast. Okei, ei olnud nii hull tegelikult, aga huvitav lihtsalt, kuidas nagu nemad siuksed, või nagu huvitav, jah. Ei, aga tore, ma tahaks ise ka ühe korra elus kogeda seda, et sa oled seal nagu full VIP-is, et sul on nagu elu parim pidu, vaata. Aga samas mõtlen, vaata, see VIP ala oli kuidagi veits nagu huvitavalt üles ehitatud, et ees olid need lauad, on ju, ja taga siis olid... Kuidas? Et ees olid lauad, kus ümber seista nagu siuksed paari pukilaadsed asjad. Ja taga siis olid diivanid, et kui sa seal istud, siis põhimõtteliselt sa ei näe mitte midagi. Ja meie olime nagu täpselt sama kõrgel selle VIP alaga, nii et meil oli ka põhimõtteliselt nagu VIP ala. Ja nagu me nägime täpselt sama pilti, mida nemad seal nägid. Lihtsalt neil võib-olla oli rohkem ruumi, aga nagu meil oli ka, nii et väga vahet ei ole. Või nagu saad lamp maksta mingi paar sotti rohkem selle eest. Okei, samas ja sulle tuuakse mingi joogid ja kõik see, aga samas kestab üldse peol jooki osta nagu see juba on lamp. Kestab peol jooki osta? Jaa, et nagu sa soojendad enne kodus, sa jood ennast kodus täis. Nagu kui me mõtleme raha säästlikus mõttes, siis sa kodus soojendad, lähed peole, sa ei osta peolt, võib-olla ainult ühe joogi. Nagu sul raha, muidugi let's go vaata, nagu las nad siis olla seal oma dresside ja kuradi 8 viinamudeliga, nagu tore, aga nagu ma ei teeks seda. Nagu mul raha oleks muidugi ma teeks, aga nagu ma mõtlen lihtsalt, et nagu raha säästlikus mõttes see ei ole üldse praktiline. Ei no, seda küll, jah. Aga no võib-olla aasta pärast olemegi kuskil VIP alal ja oleme mingid kuradi kartulikotid seljas või mis on jumala fucking stylish ja siis joome viina seal. Jah, ega ei tea. You never know. Sest kes meie oleme, et judge'ida siukest asja, on ju? Jah. Ei no, ma ei tea. We just did, nii et... Ei no jaa. No lihtsalt nagu... avaldada selles mõttes, et või et mida me ilmselgelt ju. Ei nagu ei tea, võib-olla me tõesti lõpuks oleme ise selles olukorras ja siis keegi räägib meist samamoodi ja mingi, miks nad tulevad mingi saviriietega kuskile nagu kontserdile. Nagu never know, on ju. Aga lihtsalt hetkel ma ei mõista seda. Et all seal olidki olnud mingid kaklused, on ju, ja põhimõtteliselt olid täiesti nagu mingi löömaks oli läinud, et miks üldse on vaja kontserdile minnes ennast nii täis kaapida, et sa ei saa enam aru, mida sa teed ja siis hakkad seal mingi tüli norima. See ei ole mingi klubi või mingi selline, et tuled ikkagi nagu üritusele, kedagi seal
ma ei tea, sa oled kõva raha maksnud selleks, et tulla kaklema sinna nagu või. Et see ei ole mingi fight club, see on kontsert nagu. Või üldse jah, miks inimesed ennast nii purju joovad kontserdi jaoks. Kontsert on nagu see, et sa lihtsalt lähed naudid, et lähed koju ära või nagu, see ei ole nagu, ma ei tea, kontsert ei ole pidu. Nagu... Okei, kui lähed, siis küll on ja joo siis. Aga mõni oli nagu full on, nagu kui me hakkasime tagasi kõndima, üks tšikk nagu koperdas meile täiega otsa. Et ta oli nagu nii purjus, et ta isegi suutnud trepist üles kõndida. Nagu miks, sa isegi ei mäleta ju mitte midagi, sa maksad mingi paar sotti selleks, et sa ei mäletaks eilsest mitte midagi või. Nagu täiesti mõttetu või nagu ma ei tea, inimesed ei oska nagu nautida või võib-olla ta täpselt ainult niimoodi oskabki nautida, aga siis kurb lugu vaata. Et siis üks vend, kui ma käisin vetsus, ma tulin tagasi ja üks vend oli peaga niimoodi nagu seisis nagu kuskil selle mingi seina ääres. Ja ta olid silmad täiesti pahupidi ja mingi suu lahti ja ta oli nagu full on nagu aines ja hästi palju kanepihaisu käis nagu üle pea. Iga sekund sa tunned jälle kanepihaisu pahvakas tuleb ja ma ei saa aru, nagu seal olid küll turvad, kes katsusid inimesi üle, kuidas sa ei leia üles seda kanepit või nagu sa ju tunned, kui sul on mingi muna kuskil pükstes nagu taskus üleval või midagi, vaata. Et ma ei saa aru. Ma tõesti ei mõista nagu. Mõni pani mingi selle kondoomi sisse ja pani sisse endale. Ma arvan, et nii palju ei viitsita vaeva näha. No, aga sest, et seal olid nagu reaalselt ju mingi lapsed ka ja nagu niimoodi, et nagu see, ma ei tea, see ei ole nagu, ma ei tea, rõve lihtsalt. See on nagu vale aeg, vale ajastus oma mingid kuradi ennast pauku tõmmata ja kuradi täiesti täiskaanid, et see ei ole nagu õige koht selle jaoks. Minu arust ka. Et pigem jah, et sa tuled ja vaatad ühte maailmas tuntud tegelast, kes siis on võtnud vaevaks siia Eesti tulla ja siis tegelikult on ju tore, et sa lähed ja kontserdi nagu kuulad, on ju. Jaa. See meil oli seal laagri koosolekuruumis, keegi ütles, et arvake ära, vana 50 cent on. Mis sa arvad? Ta üle mingi 60 äkki või? Ei, ta ongi 50. Ongi 50. Ja siis meil staarsib selle üle või 50 cent on 50. Mina ei tea täpselt. Ja tema ka ei tea. Ta on minu arust kogu aeg olnud mingi... Kogu aeg 50. Ei, ma ei tea. See päike ei ole üldse nagu strobo. Ja üldse see seoses stroboga, kontserdi valgus oli ka nagu nii äge. Ja need lindid, mis nad lasid õhku, olid nii ägedad ja siis see ilutulestik oli äge, aga see oli hirmus ka, siis ma kartsin, et äkki üks ilutulestik on valesti pandud ja siis ta lendab sinna kaare alla ja siis me saame kõik mingi põletada ja surma. Ma terast kartsin täiega seda. Ma üritasin nautida küll, siis ma mingi okei, kui need on mu viimased sekundid, siis ma naudin. Aga väga hirmus oli. Aga õnneks oli kõik safe ja ikkagi nagu üle kontrollitud. Sul ei olnud enne see eeski ju. Jaa, aga nagu... Mis sa siis teed siukseid hääli? Miks sina pead nägema, kui mina ei näe mitte midagi? Ma olen autojuht ju. No tore siis. No on ju. No see oleks, see on jälle see pime ja kuradi kurte. Siis on 2 pimedat, me ei näe, kuhu me sõidame. Jaa. Aga ei, selles mõttes äge oli jah. Ja siis see laager ka, kus Lisette käis see lõpukontsert, jumala äge. Et siuke... Mul oli küll tõmbas kananaha peale, kui see muusika hakkas seal kõik. Väga, väga kihvt oli vaadata. Ja nüüd selles mõttes lahe ka. Mulle meeldisid need kutid seal, kes seal olid. Põhimõtteliselt nad on nagu täisealised juba. Täiega siukest entukat täis ja panevad seal täie rauaga seal tantsida nagu jumala kihvt. Et lastel, pisikestel on vaata selline, nad lihtsalt kuidagi üritavad teha seda, mis neil palutakse, on ju. Ja neil ei ole sellist emotsiooni seal taga. Ja nad ei mõista tegelikult seda kontserti nagu kontseptsiooniga. Ei, no muidugi, jaa. Et see ongi, mida rohkem, nad ei ole keegi ju nagu mingid räiged tantsijad ka, on ju. Et see oleks nagu siuke, rahvatants on üks asi, aga et see on ikkagi nagu etendus, te olete nagu mingid näitlejad. Näitlejad, tantsijad ühes, vaata, et siis te peate nagu mingid show'd edasi andma tantsides, nii-öelda, on ju. Ja aga suuremad, nendel on täiesti siuke, sa näed kohe näost ära, et kas talle nagu meeldib seal olla ja kas talle meeldib see, mida ta teeb, on ju. Et see on nagu nägu kirjutatud põhimõtteliselt, on ju. Et aga väga tore oli, mulle meeldis. See on hästi. Ja. Me veel siis vahepeal tegime. Kui me nüüd filminud ei ole.
mul rohkem ei olegi vist midagi. Et põhimõtteliselt jah, et siis kui see esimene nädal oli, siis me käisime Lätis, on ju, sellest me rääkisime. Aga see oligi esimene nädal. Teisel nädalal olidki need, oligi see kontsert nii-öelda. Ja siis jah. Et jõudsime jah, mingi öösel, mingi 3 aeg vist tagasi. Ja siis ma pidin hommikul juba mingi kell 8 ärkama nagu. Aga isegi ei olnud nagu nii hull, et sai hakkama küll. Mina sain õnneks magada, aga öösel jah, kui ma koju jõudsin, ma olin ikka nii läbi omadega, et täitsa pekkis. Täiesti nagu surnud. See on siuke, tuleb selline nagu kehaväline kogemus nii-öelda, et sa sõidad, aga sa ei saa aru, kus sa oled. Siuke täiesti crazy tunne nagu. Et samas on ju mõtted, et inimene magab pool oma elust maha. Aga kui inimene nagu ennast välja ei puhka, siis tal ongi, nagu mis asi see oleks tegelikult. Organid ei pea vastu sellele kuradi jamale, mida sa ise nagu korraldad endale vaata. Kunagi naabripoisiga tegime võistlust, kes on kauem üleval. Ja siis põhimõtteliselt ma olin 3 ööpäeva üleval järjest. Issand jumal. Ja siis mina teadsin, et see naabripoiss oli ka, aga pärast õde tal rääkis, et mida sa valetad, ma nägin küll, et sa magasid seal põõsas. Ja mina võitsin selle võistluse. Mitte millegi peale, lihtsalt ausõna peale, vaata. Ja ma reaalselt olingi üleval nagu... Miks ta põõsas magas? Sest oli nii väsi. Miks ta tuppa ei läinud? Olid väljas kuskil ja siis ta nagu... võib-olla mõtleski, et õde ei näe, ma ei tea. Et salaja teeb väikse näpi. Ja, väikse näpi, jah. Aga tegelikult jäi vahele, Siis ma praegu vaatan oma juukseid, kas ma peaks nagu lõikama mul mingi tuka või? Nagu et switch upida või, sest et mul on nagu lihtsalt võtta sirged juuksed ja see on nii igav. Aga praegu vaata see kuidagi hoiab kuidagi nagu niimoodi. Siis äkki ma peaks tegema nagu... Ära nagu niimoodi väga lühikeseks lõika. Sul on sellega nii palju jama. Selle tukaga on... Äkki peaks lühemaks lõikama, siis tekib rohkem volüümi. Leiereid nagu, võib-olla mingi siit maalt nagu natukene, teise pealt, vaata niimoodi vähekene. Tšüt-tšüt. Sest et kui on liiga pikad ja siis lõigata see tukk, siis ma näen välja nagu kole. Aga see tukk oleks päris ilus, vaata. Aga siis ma peaks ta stylima, kui mul ühe korra on olnud see curtain bangs. Ja siis kui need olid lihtsalt sirged, siis ta on lihtsalt vaata ja see ei ole nagu ilus. Sest ei peab kogu aeg niimoodi stylima. Aga ma tunnen, mul on vaja mingit muutust. Või nagu, et mul oleks rohkem volüümi. Mulle väga meeldib volüüm, aga mul ei ole seda, sest mul on sirged, nagu mega sirged juuksed. Sorry, ma lihtsalt näed niimoodi, näiteks nagu lõigata lühemaks. Jaa, ma saan aru, mida sa mõtled. Pean nüüd ühe väikse... Kas te arvate? Tagasi pöörde tegema, sellepärast, et meil siin... Tee saab otsa. Ees sajab vihma täiega. Sajab? Jaa. Vaat see hall seal, see kõik on vihm. Mul lähku ära siis. Me ei taha vihma, muidu te ei kuule meid. Muidu me peame hakkama jälle. Ma ei kuule sind, sa ei kuule mind. Ma ei kuule. Ma ei ole vlogi ikka veel kokku pandud, vabandust, mul olid väga pisid päevad. Ja Lisette oli nii läbi. Mingi õhtu oli ka, ta tuleb koju ja ütles, mul on nii palju asju teha, ma pean pakkima, ma pean pesemas käima, mul on vaja kõik mingid, ma ei tea, mis asju seal kirjutada veel ja mingi, et tal on nii palju asju teha. Ja siis ta tuli sinna, ma ei tohiks tegelikult istuda, aga korraks istub maha. Ja saad aru, tüdruk vajus niimoodi ära lihtsalt. Nii et ma reaalselt võtsin tal, nagu okei, et ta mingi aeg oli seal, ma isegi ei märganud, et ta magab, on ju. Ja vaatan, et lihtsalt Liis on magab, on ju. Võtsin tal varbast kinni, et Lisette niimoodi nagu ajan teda ülesse. Mitte midagi. Täiesti kutuna. Täiesti lõpp. Ja tavaliselt ma ikka ärkan üles, et ei ole niimoodi, et ma ei kuule. Ma olen ikka väga väsinud ja... Need laagripäevad ja kõik vaata, et see hommikust saadik nende lastega ja räige tegemine käib, on ju. See ikka võtab läbi küll. Jah. Põhimõtteliselt hommiku kella 10-st õhtu kella 6-ni. Ja teil oli tööbimised ka ja siis te olite ju vapsee... 24/7 nendega koos, jah.
24/7 või? Üks ööbimine. 2. 24/2 siis olid, või tähendab 24/1. 24 on ju ööpäevas tunde ja 7 päeva nädalas. No, oh my god. No kõik said aru, mida ma mõtlesin. Ei või? No ma ei tea. Ma ei ole kunagi mõelnud niimoodi, et 24/7 tähendab terve nädal kogu aeg. 24 tundi. Ja 7 päeva, ma saan aru, aga nagu, ma ei tea, okei, vahet ei ole. Et siis ütled, et noh, issand, ma olin seal väljas 24/7. Tegelikult olid paar tundi ainult, vaata. Siis mõni mõtleks küll. Nagu kui ma läheks näiteks, okei, räägime sellest. Kui ma lähen kuskile üritusele ja ma näiteks terve aeg olen välisruumides, ma ei lähe sisse, siis ma ütleks ka kellegi, et ma olen 24/7 ainult väljas, ma ei käinud kordagi sees. Ma ütleks niimoodi, sest ma ei ole kunagi selle peale mõelnud, et see 7 seal taga tähendab seda, et 7 päeva. Never, keegi ei ole mõelnud seda. Plika. Mida kuradit sa räägid praegu? Miks sa siis ei ütle, et ma olin terve aeg väljas lihtsalt? Ma olin väljas 24/7. Et kuidagi nagu seda nagu teha nagu pikemaks seda. Aga mitte keegi ei ole mulle kunagi öelnud, et see tähendab, et see 7 seal taga tähendab seda. Mis ette? Mida? Päriselt ma räägin. 24/7. Sa ei teadnud või? Ei. Mida sa veel ei tea? Ma tahaks teada. Ma ei tea. Keegi ei räägi sulle seda ju. Kõik lihtsalt ütlevad 24/7, siis ma ütlen ka. Vaata, sellepärast ongi vaja, et inimesed saaksid aru, millest nad räägivad. Teinekord inimesed kasutavad selliseid sõnu, millest neil ei ole õrna aimu ka, mis see tähendab. Ja siis lihtsalt nad kuulevad ja see tundub nii fancy ja siis nad lihtsalt vahepeal viskavad kuskile lause sisse selle ja tegelikult on mingi what the fuck, nagu mida sa praegu öelda tahad sellega, ma ei mõista. Aga päriselt ma ei ole mitte kunagi mõelnud selle peale. Ja ma ei ole mitte kunagi sellest nagu kellega rääkinud ka sellest. Koolis ei õpetatud või? Mis on WC nagu lühend? No vot, sa ka ei tea. Nobody knows. Samamoodi ei teadnud mina. Ma ei arvast 24/7 nagu kogu aeg. Nagu 20... Tegelikult on nagu toilets, vaata. Aga ma ei tea, see on ju igal maal põhimõtteliselt on WC ju. Ja, aga see võib olla millegi lühend. No jah. Mille lühend see on? Nobody knows. Võib-olla keegi knowib ikka. Nojah. Ega mina nagu arvasin, et 24/7 ongi nagu 24 tundi nagu. Et nagu terve aeg. Siis ongi 24 tundi. 24H. Jah. Mitte 24/7. No, oh my god. Ei tasu nagu liiga süvitsi ka minna. Ei no, kui sa ütled 24, siis on jah, et 24 tundi nagu ööpäev on ju, aga kui on 24/7, siis on 20 nagu terve nädal põhimõtteliselt. Okei. Väga huvitav, et sa sihukest asja ei teadnud. Minu jaoks täielik üllatus praegu. No minu jaoks ka, sest et... Sinu jaoks ka üllatus? Minu jaoks ka üllatus, et nagu ma ei ole tõesti mitte kunagi elus selle peale mõelnud. Ei no mõned asjad tegelikult on... Ma olen kindel, ma ei ole ainus praegu ka. Või nagu ma teadsin, et 24/7 on nagu nagu kogu aeg nagu konstantselt nagu järjest vaata, aga ma ei ole kunagi mõelnud, et 24 tundi, 7 päeva. Ma ei ole nagu niimoodi mõelnud selle peale, saad aru? Ma mõtlesin, et mingi 24/7. Ei no, selles mõttes minul on olnud ka ju palju asju, mis ma tegelikult hilisemas elus alles nagu sain aru, mida on nagu tegelikult terve see aeg mõeldud sellega. Et kõik inimesed ei saagi kõik asju teada ju. Sellepärast ongi elu huvitav, et sa õpid kogu aeg midagi uut. Nii huvitav. Ei no tegelikult on ju. Mingid asjad ka nagu reaalselt ongi, et tuleb mingi asi, mida sa oled kogu aeg arvanud, sul on olnud mingisugune mingi mõte sellega seoses, et see arvatavasti on nii ja tegelikult lõpuks tuleb välja, et see on hoopis mingi what the fuck, mingi täiesti mingi lambi asi, vaata. Millest sul poleks, sul ei olnud isegi mingit seost sellega, selle mõttega, mis sinu peas selle teemaga nii-öelda siis nagu ühildus või nii. Huvitav, eks? Ei tea, jah. Nagu ma ei tea, 24/7. Ära naera mu üle. Ma ei tea, noh. Ma mõtlengi praegu, et võib-olla on veel mingid sellised asju, mida nagu mina kui sinu ema, siis võib-olla peaks nagu neid asju sulle rääkima, aga mina olen võtnud seda nagu iseenesest mõistetavana, et sa seda tead, on ju. Sest see on nagu siuke, mida nagu kõik peaksid nagu teadma.
ja siis ma pole võtnud vaevaks seda nagu sulle hakata lahti seletama. Võib-olla nüüd on see aeg kätte jõudnud, et ma pean hakkama vaikselt kõikide nende igapäevaasjade sellist kooslust nii-öelda siis sinu jaoks lahti seletama. Sest kui mul näiteks oleks praegu laps ja ta kui tuleks minu juurde emme, mis tähendab 24/7, ma oleks öelnud talle kogu aeg. Konstantselt? Jah, et see nagu... 24/7 konstantselt. Kogu aeg. Ma nagu järjest, nagu 24 tundi järjest. Oh my god. Ja siis laps olekski elanud selle teadmisega. Ja ka mõtle nüüd, ma tean, et ma ei ole ainus debiiliks siin maailmas, ehk siis nagu mõtle, kui järjest need nagu lollid inimesed õpetavad lolli inimesel, mis meist järgi jääb nagu. Ja. Pekkis. Oota, mis oli vihje mulle praegu? Ja, vihje nagu mulle ja minu nagu vanustele inimestele, et nagu harige ennast. Ja nagu ma räägin endale ka seda juttu praegu selles mõttes. Ei no jaa, ma mõtlen, ma räägin, mina tegelikult ju arvasin päriselt, et sa tead nagu. Ma üldse nagu, ma ei tulnud selle peale, et sa nagu tead. Ma lihtsalt nagu, keegi ütleb mulle 24/7, siis ma ei mõtle seda, et 24 tundi 7 päeva nädalas, et nagu see ei ole asi, millele mõtled, ma lihtsalt olen mingi 24/7, nagu ma lihtsalt nagu, ma tean, mis see tähendab, aga ma tuleb veel nagu järjepidevalt mingi teatud aja jooksul. Jah. Okei. Et nagu, ma ei tea. Huvitav, jah? Terve see podcast ongi selles, kuidas lihtsalt on loll ja ta ei tea mitte midagi. Ei, no see on üks asi selles mõttes. Eks see on varem ka, vaata, need mingid erinevad asjad ju, mida millega sinu elus on olnud kokkupuude, et sa nagu ja ongi näiteks, et sa väljendad seda kuidagi valesti, siis mingi inimene kõrvalt on ju ütleb, kuule, et ei ole niimoodi, et see on ju nii. Siis on nagu, mida sa ajad, vaata. Ja siis hakkad nagu lahti seda kuidagi mõtestama ja siis tegelikult tulebki välja, et see on hoopis midagi muud. Mingi selline... Neid asju tegelikult on nii palju. Mul on endal ka olnud. Praegu täpselt ei oska nagu mingeid näiteid tuua, aga selliseid olukordi on väga palju olnud, et ma mõtlen nagu hoopis midagi, mingit ühte asja ja tegelikult tuleb välja, et see on hoopis midagi muud, vaata. Ja siis mõtled, what the fuck, mingi oh my god. Vaata, maas oli üks laip, on ja. Kus, millal? Tee ääres oli mingisugune tuhkur või mingi asi. Nii. Inglismaal oli kunagi selline saade, et üks meesterahvas käis, roadkill oli selle nagu, see on roadkill, et keegi sõidab mingile loomakesele otsa. Seda ma tean. Nii. Ja see mees läks ja põhimõtteliselt ta vaatas, mingi laip on tee peal, jättis auto seisma, läks sinna, nuusutas. See on olnud mingi 2 tundi siin. Ja ta korjas selle laiba ära ja ta tegi restoranis süüa ja inimesed käisid seal restoranis seda söömas. Võib-olla kuskil YouTube'is on alles ka. Ja täiesti mingi, mul oli mingi, mul tuleb okse peale. Aga vaata ta nagu, siis kui oli kauem olnud, siis ta seda ei võtnud. Et mingi teatud aja... Fresh meat. Jah, põhimõtteliselt jah. Väga rõõme ju. Ongi. Ma tegelikult sa ei saa ju lõhnast aru. Et siin on ärekivi, on ju? Jah, I can see. I have 2 eyes. Siin on mingid inimesed. But we don't care. Et põhimõtteliselt... Nii pime on siin, kas sa näed või? Do we care? Yes, we do. Because people want to see our faces, you know. Okay. Alrighty then. Me oleme praegu Imaveres. Siin on selline... Me oleme Kaie juures. Kaie juures oleme meie. Et jõu Kaie. See on mingi poiss vaatab seal ja vastu ei lehvitanud, tead mulle. Eesti piimandusmuuseum. Wow. Something for you. And for your mommy milkers. Lollakas. Nali. See on nagu nende shakerite... Tahad piimakokteili või? Nii. Ma teen. Juu. Nii. Oota, mis me rääkisime? Ma olen loll ja ma ei tea lühendeid. Ei, ega ma ka kõik asju ei tea ju. Sa tead või? Vaikus. Vaikus on ja tormi. Mõmsik paneb hullu varsti siin. Mõmsik. No ma ei tea. Vaata nimegi mõmsik. On või? Jaa. Panin.
Yes. We also have some kirjad. Yes. Okei. Nii. Ma ikkagi proovin siis lugeda, aga ma ei ole hea lugeja. Ma olen nagu Kristina seal Krista ja Malju podcastis, et Kristina vaata ei oska nagu lugeda ja siis Malju paneb nagu mingi mega soravalt. Ehk siis ma proovin, aga noh. Don't judge me. Yes. Nii. Oota, kas me peame mingi eelstooriga rääkima enne, kui me hakkame paugutama? Võib-olla äkki peaks rääkima natukene täpsustuseks. Ja, because this shit is crazy, nagu ma veits kardan oma elu pärast. Mingi mitte päris, aga nagu natukene. See on natuke siuke weird. See on Creepster. Weird vibes. Väga Creepster vibes ja I don't like it, okay? Let's go. Tere! Kõige kuumem ema-tütre tandem Eesti eetris. Hüüumärk. Teate, teie podcast on hakanud mõjuma nagu ohtlikult hea afrodisiakum. Mis iganes see ka ei oleks, sa tead või? Mis on siis? See on siuke, mis mõjutab nagu erutavalt, ütleme nii. Pehmelt öeldes. See tähendab, et see on mingi vanem inimene. Nii. Ei, nagu mina ei tea ja ma arvan, et mu sõbrad ka ei tea, mis see afrodisiakum tähendab. No näiteks öeldakse, et need merekarbid on näiteks tekitavad sinus rohkem iha. Merekarbid? Või need, mis need on need? Mitte merekarbid, oota. Mul ei tule meelde, teate küll. Okei, vahet ei ole. Alguses lihtsalt klikkisin huvist. ... Aga nüüd klikin juba igatsusest. Nii ongi, olen täielikult sõltuvuses. Mitte ainult teie häältest, vaid teie keemiast, vaimukusest ja sellest veidralt köituvast kombinatsioonist, kus tarkus kohtab ulakust. Oota, ma jään näpuga rida. Veri õidata. Nii, läheb edasi. See ei lõppe veel. Pean küsima, kas on normaalne tunda, et tahaks ühega teist minna veini jooma ja teisega võib-olla jääda hommikuks, küsimärk, sulgudes. Ma jätan meelega lahtiseks. Kumb on? Las jääb teie vahele väike saladus, salajane vaidlus. Wink. The fuck, on ju? Kes tahab mõlemat? That's awkward. Okay. Next. Kui aus olla, siis mõnikord, kui te räägite eriti otsekoheselt, pean ma ausalt volüümi vaiksemaks keerama. Mitte sellepärast, et keegi ei kuuleks, vaid sellepärast, et ma hakkan liiga intensiivselt mõtlema. Ja fantaasiaid, neid jaguks terveks spin-off podcastiks. Mis see spin-off podcast on? Nagu lõputult. Okay. Seda arvan mina. Okay. Ma arvan, et oleks ainult õiglane, kui annaksin teile võimaluse kohtuda selle kuulajaga, kelle peast te mõnikord voodisse pugesite sulgudes. Ehk isegi enne episoodi lõppu. Äkki peaks korraldama salvestuse 3 teema, asjad, millest me ei räägi, aga võiksime. Jään ootama teid mikrofoni taga või ilma, üleni tähelepanu ja ulakust täis. Pees. Kui te kunagi loete selle valju häälega eetris ette, luban, et punastan mõlemale poolele võrdse kirega. Ta on väga poeetiline ja mul nagu kurk ja aju valutab seda. Ma räägi otsa, et nagu mingi I like you, you like me, good. Mitte mingi mis sa arvad sellest kirjast? See tuli juba ammu peaaegu 6 aega tagasi. No selles mõttes mehed on erinevad, on ju. Mõned tahavad kuidagi näida, et võtan sõnad tagasi praegu. Mitte ei taha näida, vaid nad võib-olla arvavad, et naistele meeldivad hästi sellised nagu romantilised ja sellised kuidagi mingi kütkestav ja voolav jutt, vaata. Mulle meeldibki. Meeldibki või? Naised ju armastavad kõrvadega ja mehed armastavad silmadega. Ma saan aru, aga vaata, see ongi pigem see tema mingi siuke... Mis teeb selle rõvedaks on see, et sa oled nagu mingi random ass e-mailiga ja sa ei ütle oma nime ja sa lihtsalt nagu vaatad ja kirjutad või nagu see on lihtsalt hirmus. Nagu meiega naised, me nagu ei võta seda niimoodi, et mingi kui tore, mul on mingi salane austaja, nagu meil mõlemal ka, mis teeb nagu eriti veider, et ta tahab meid mõlemaid. See teeb asja rõvedaks ja see, et ta nagu on anonüümne.
nagu okei, tore ole, aga nagu meie puhul ei Veider. kehti see, et sharing is caring. No, Sellist asja me ei tee. või nagu üldse see ei ole nagu, lõpetage ära, see on täiesti nagu mõtlematu minu jaoks. Ei. Ma tegelikult täitsa meeldis lugeda, võin edasi panna. Nii, tuleb järgmine. Oota, ma lugesin neid täiesti vales järjekorras just. Ei, see esimene oligi see. Oota. Juuni, okei, olgud. Nii, järgmine. Tere jaanitule jumalannad. Teie jaanipäeva osa oli nagu hea lõke. Alguses mõnusalt soe, aga lõpuks päris kuum. 11 viskab väikse vihje, teine keerab selle veel vürtsikamaks. Ja mina istun, kuulan, naeran ja mõtlen, kuidas küll keegi suudab jääda ükskõikseks. Jaanipäeval pidavad 7 lille padja alla panema. Mina ei pannud, sest ausalt teie juba tulite ise mu unenägudesse. Kui te kunagi otsustate, kumb teist rohkem süütab, siis andke märku. Või veel parem, ärge valige üldse. Ma oleks vabalt nõus teie mõlemaga lõkkeres istuma või lõkke asemel kuskil mujal. Wink. Anonüümne kuulaja, kes ei otsinud metsa all lille, vaid teid 2. Mida ta nagu mõtleb siis, et ta nagu pull-upib ja saab meid mõlemaid või? Juu. Sorry, aga juu. Okei, võtta ise järgmine. Ta kirjutas 2 jaanitule seda. Jaa, sest me ei olnud vahepeal teinud osa. Tere jaanitule jumalannad. Sorry. Teie viimane osa. Ma ütleks, et see oleks võinud olla eraldi toidugrupp. Täiesti tarbitav. Kui ütleks keha pealt söömiseni, siis ausalt ma ei tea, kas see oli rohkem nälg või iha, mis mul tekkis. Võib-olla mõlemat. Kujutasin ette, 11 lebab, teine kallab mett aeglaselt, väga aeglaselt. Ja keegi 3. võiks vabalt olla mina, on kurguni valmis, keelega, fantaasiaga ja kannatamatusega. Kumb teist paneks maasika õigesse kohta? Kumb teist vaataks otse silma, kui ma selle ära limpsaks? Mul on tunne, et te mõlemad teate täpselt, mida teete. 11 flirdib häälega, teine vaikimisega. Ja mina kuulun siia vahele, näljase pilguga ja täiesti vabatahtlikult. Kui kunagi otsite kehalt maitsmiseks vabatahtlikku, ma olen väga kergesti määritav. See läheb selles mõttes nagu, me ei ole võib-olla praegu neid kirju lugenud sellepärast, et see läheb nagu veits nagu üle piiri või? No see on rõve lihtsalt. Et see on nagu siuke, jah. Vaata, nagu kui su enda mees räägib sulle neid sõnu, siis saad mingi, oh my god, let's go, nagu nii tore, vaata, et su mees on nagu mingi fantaasia ja. Aga kui see on nagu võõras kriipster, siis sorry, aga see on rõve. Ja nagu, ma ei tea, mulle ei meeldi. Aga minu kord jälle või? No loe, sulle meeldib lugeda. Tere jumalannad, viimane osa, pidutsamine ja selle tagajärjed panid mind mõtlema. Teil on need tagajärjed kuidagi ihaldusväärsed. Kui teie räägite pohmelist, siis mina kujutan ette krussis liha. Mis asja? Krussis liha, see on mingi šašlõkk või? Krussis lina hoopis, mitte liha, sorry. Nii, krussis lina, kellegi võõra särk ja salajane naer kööginurgas. Kummitused. Ausalt, ma tahaks olla see tagajärg, mida te kahetsete. Aga siin ma olen jälle kirjutamas. Ilma, et oleksin kordagi eetris kuulnud midagi, mis vihjaks mulle. Ja ometi olen kirjutanud teile, flirtinud teiega, kuulanud teid rohkem kui paljusid naisi oma elus. Tekib küsimus, kas te ei märka mind? Või kardate, kui üks mees on liiga huvitav, siis ei jää kuulajatele enam midagi alles. 11 võiks olla hommikune espresso, teine järelmaitse kehalt. Okei, aga mina olen see, kes paneb teid mõtlema peale salvestust. Kas kiri oli temalt? Kas ta istub praegu kuskil mõeldes meist samal ajal liiga täpselt? Kui te kunagi otsustate mu nime, öelda mu nime eetris, ärge imestage, kui ilmun teie kujutlusse koos kõigi nende tagajärgedega, millest te seni ainult rääkisite. Ühesõnaga, tal ei ole sinu nime. Ja me ei saa ju nime öelda, pole ju mingit nime. Ma ütlesin nii rõve ennast ja ma ei lihtsalt ei jaksa enam. Ta ütleb, oota, siin on topelt neid kirju kõik jämme.
oota . kas sa selle lugesid või ? Lugesid või ? Ei, seda ei ole . Vaata, ma lugesin siis ka mingi vale kirja teile vist . Või nagu Ei, see ei vales järjekorras tulevad need praegu . Ei, see peaks olema õige kõik . Ma ei tea , ei jaa , kõik on õige , lihtsalt ma võtsin liiga nagu ülevalt . Okei, vahet ei ole . Kindel , et sa ei lugenud seda või ? Ma olen teile kirjutanud Ei. mitte korra , mitte kaks . Okei . Tere Jaani , tule jumalad . Olen teile kirjutanud mitte korra , mitte kaks . Jumal annad . Mis võid ? Jumalad . Tere , ma võin jumal korra . Lühendasid või ? Ma ei viitsinud ka nagu pikalt välja lugeda . Aga no tunnen neid juba nagu see salapärane külaline , kes ilmub igale peole nagu creepster . Toob oma napsu kaasa , viskab mõne vallatu pilgu , ta käib meid stalkimas ja ikka keegi ei märka . Nagu bro , See that's teebki creepy creepiks nagu . jaa , selle, that's jah. creepy . Et kui sa oled see inimene ja sa tead meid , siis palun lihtsalt , ma ei tea , kirjuta meile siis , kes sa oled , ma ei tea , et meil ei oleks ka veider , see on siuke , mõtleme , et peab hakkama kuskil pöörduma või mis värk on , nagu see ei ole nagu okei . aga tead , me saaks ju saata selle emaili politseisse ja siis nad uurivad välja , kes ei no jaa , aga see , me praegu nagu räägimegi selle välja , et kui nagu okei , me saime nagu sellest pointist aru , et me nagu meeldime sulle kui inimesele , onju , ja sul on mingid fantaasiad meiega , mis iganes , onju . Aga et see asi nagu üle piiride ei läheks , siis nagu veits nagu slow down oma mõtetega , no onju . ma ei tea , nii oksele ajab lihtsalt see värk . nii . ja ikka keegi ei märka või märgatakse , aga tehakse nägu , et ei märgata . eks nagu , kas me peaks teadma seda inimest ? okei . nii nagu limpsitakse kehalt moosi . aga ei maitse lõpuni . sellest lausest ei saanud mina aru ka . sama . viimane osa , pidu , alkohol , ulakas energia . see oli jälle puhas nauding . Teie jutt voolas nagu hästi loksutatud kokteil . Üks teist on džintoonikus , särtsakas ja salakaval , teine pigem kirglik punane vein . Läheb otse pähe ja otse fantaasiasse . ja mina olen see , kes tahaks teid serveerida . korraga aeglaselt tühjaks . Sorry , ma ei suuda . Ma ei ole end peale surunud . Olen pigem sosistanud . Nüüd küsin otse , kas üks mees peab oma särgi seljast võtma , et te saaksite lõpuks öelda , see ongi tema , see kuulaja . Who are you, bitch ? You do not take your shirt off . I do not wanna see your little nipples , okei ? Next . selle ma lugesin . Viimane . Tere jumalannad . Kes kutsub , kas sa tead kedagi , kes kutsub jumalannaks ? No kes , ma lihtsalt ütleme mõelda , kes ütleks nagu sükest asja . Okei, vahet ei ole . Kuulsin , et nüüd hakkate kirju ette lugema , see oli siis peale eelmist osa . See kõlab nagu kutse ja ma jään mõtlema , kas seekord olete valmis mind oma maailma päriselt sisse laskma . Olen teile kirjutanud juba mitu korda , iga kord kujutlen , kuidas mu sõnad liiguvad ühelt teiseni , kuidas üks muigab ja teine kergelt kulmuga tõstab , tere me öögime selle peale , mitte ei tõsta kulmu . Ja kuidas mõlemad tajuvad , et ma ei vali , ma tahan teid mõlemaid eri moodi samal ajal . Kui mu kiri eetris ette loetakse , luban ma olla veelgi ohtlikum . Mitte selline pohmell , mis pead valutab , vaid selline , mis paneb südame kiiremini lööma ja jätab hinge väikse janu minu järele . Kui mitte , siis jääb see meie väikseks salajaseks mänguks . Aga teadke , ma jään teie mõtete varju , kuni te ise otsustate mind välja kutsuda . Kuidas ? Teie endiselt anonüümne , aga valmis muutuma väga nähtavaks . Hakka muutuma siis juba . Mingi kameelion oled või ? teised inimesed , kes te seda nagu vaatate ja kuulate , et mis teie nagu arvate sellest ? Et kui teile kirjutatakse selliseid kirju , mida me praegu siin ette lugesime , et kas nagu , mis tundeid see teist tekitaks ? Kas see ei ole ju selline , et keegi nagu , et sa meeldid kellelegi ja keegi nagu tahab sinu mingit tähelepanu , siis see ei oleks nagu nii imal ja selline väga , see on nagu väga siuke isiklik , see ei ole isegi nagu mingi selline kuidagi , kuidas ma nüüd seda peaks väljendama , et
et sa üritad nagu kellelegi kuidagi meeldida, kas või anonüümselt või nii, aga et see on nagu väga selline füüsiline ja sihuke nagu, et kui kätte saaks, siis ma ei tea, mis teeks kõik ära, onju. Noh, eks see on tulenevalt olnud meie varasematest episoodidest, mis siis on sütitanud kelleski mingid mõtted ja mingid asjad, onju. Aga noh, igal asjal on oma piir ka, et päris nagu me saime sellest aru, et ma ei tea, me meeldime, mis iganes kõike, aga sellist asja nagu, mida tema seal oma peas mõtleb, siis sellist asja nagu nii kunagi ei ole, onju. Mitte ja iialgi. Nagu, jah, ma lihtsalt kujutasin ka juba ette, kuidas inimesed on mingi, ise te räägite mingi seksist ja ise olete süüd, et mingid mehed hakkavad teile kirjutama mingi kiimajutte. Okei, I get it, aga kui see läheb nagu nii kaugele, et mingi, et kas te ei märka mind, kas ma pean võtma särgi seljast, et te näeksite lõpuks, kes ma olen, ma tulen ja paljastan ennast või nagu it's creepy, see on saad creepy, aru. jah, et see ei ole isegi nagu, et kuidagi, kui oleks nendes kirjades olnud mingid vihjeid sellele, kes sa nagu oled reaalselt, ma sinatagi sellepärast, et need kirjad on nii isiklikud, et ma ei näe mingit põhjust, ma peaks teietama, onju. Ja see on nagu veits on ikka creepy vibes tõesti nagu, et siis hakkadki igaühte siukse imeliku pilguga vaatama, et kas see ei ole nagu selline mingi äkki teeb, mitte üldse niimoodi. See tekitab pigem sellist halba tunnet, see ei ole nagu turvaline ja mõtled, et nagu mingi what the fuck, mis nagu toimub. Et muidu on ju niisama ka, ilma selle podcastita üldse. Inimesed kirjutavad niisama ka meile, onju. Ma ei tea, kuidas sinul vist praegu on nagu selline pigem paus olnud, aga minule kirjutatakse nagu nii kogu aeg ja tehakse igasuguseid ettepanekuid, aga inimesed on nagu enda nägude ja nimedega, et see on nagu, mõned, kes oleneb platvormist, on ju, kust kirjutatakse. Et ühel platvormil siis põhimõtteliselt kirjutavad mingid lambikad ka, aga ma ei vasta nendele lihtsalt, onju. Neid ma ei tea ka, kes nad on. Aga see ongi lihtsalt mingi selline, mingi säpakas siit ja säpakas sealt, onju. Aga et see on nagu väga selline aga kui see on nagu konstantne ja ta on mingi, miks te mind ei märka, et kas ma pean nagu midagi tegema või nagu see nagu, kuidagi... kõik see vihjab sellele, et ta on nagu meile ülilähedal ja ta tunneb meid ja et ta ongi nagu, nagu see on hirmus vist. Et need sellised mängud ei ole mängud, mis meil meeldivad. Üldse mitte. Absoluutselt, jah, et me tahame ikkagi ennast turvalisena tunda ja kui selliste kirjade sisu nagu ei pane meid ennast nagu turvalisena tundma. Et siis, ma ei tea, kui tahad kirjutada, kirjuta meile, aga nagu ära ole kriipster, palun. Ole normaalne. Et see on ainuke asi, mida me nagu palume, et see ei ole tore ja see ei sütita meis küll mitte midagi muud kui ainult niisugust halba tunnet. Täpselt. Jah, pigem las jääda. Et meie oleme nagu me oleme ja eks me räägime neid asju üldse mitte selle põhimõttega, et keegi hakkaks oma mingid imelikke, mingid fantaasiad meile nagu välja elama. Me oleme küll väga avatud inimesed ja kõik, aga seda me olemegi nendega, kes on meie jaoks ka nähtavad ja avatud ja meil on nagu, kõik on nagu turvaline, mitte ei ole see, et mingi täiesti suvaliste anonüümsete inimestega me ei laskuks sellistesse vestlustesse. Võib-olla vestlustesse isegi laskuks, sellepärast. See oleneb jälle, vaata, kes kirjutab, kui mingi naine kirjutaks meile anonüümselt, et mingi, ma olen mõelnud siin sellest ja sellest, ma oleks mingi, oh my god, you go girl, mingi üliäge. Aga kui see on nagu mingi creepster vibes, vaata, lihtsalt nagu nii creepster vibes on sellel juures, et ta lihtsalt ei räägi sellest, mida tema võib-olla tahaks kuskil oma naisega midagi teha, ta ei räägi sellest, ta räägib sellega, mida ta konkreetselt meiega teeks ja see, et ta nagu justkui nagu pendeldab kuskil siin-seal, et ta nagu see, et me oleme talle nagu justkui väga lähedal, vaata, et see nagu on hirmus ja kõik. Muidugi. Point blank period. Ja. Nagu põnev, selles mõttes nagu let's go. Nali. Nagu huvitav on ikka, aga nagu see on väga hirmus samal ajal, et nagu ma ei tea, kuidas üldse keegi saab, see juba on ka minu jaoks teeb selle asja nii rõvedaks, kuidas keegi saab mõelda seda, et ta võtab nagu ema ja tütre samal ajal nagu sorry, it's nasty, nagu elu ei käi nii, vaata, mitte minu jaoks. Ja,
noh, mitte meie maailmas, ütleme mitte nii. meie maailmas, jah. Et meil on täiesti erinevad maitsed meeste osas ja ma mitte kunagi isegi ei mõtleks selle peale, et ma Lisetega mingit meest jagan siin nagu fucking no. Ei, sellist asja ei juhtu mitte kunagi. Asjad, hoidagi, me oleme avatud inimesed küll, aga mitte nii avatud, vot sealt jookseb küll meie piir, et siukseid asju meie siiski ei tee ja oleme väga selle vastu. Ja. Et meil ei ole selle vastu mitte midagi, kui sa meile kirjutad, aga lihtsalt palun näha, kirja ja pildist on nagu näha, et tegu on intelligentse inimesega, siis et lihtsalt palun ära ületa meie turvalisuse piire, et me ei tunne ennast hästi. Ja meil ongi selline kogu aeg, et issand, kas me nüüd peaks midagi ette võtma sellega või nagu, ja mitte heas mõttes, on ju, et teeme need asjad nagu selgeks. Et aga olgu see selleks nüüd, et lihtsalt nüüd küsime teiste inimeste käest, kes siis samamoodi seda kuulavad ja vaatavad, mida teie selles olukorras nagu teeksite. What should we do? Do we call the police? Mida me peaksime tegema, jah? Do we just leave it alone? What do we do? Et jah. No jah, et see on selline... Siis saab elu parima podcasti nagu pealkirja ka. Meil on stalker. Aga meil on see nii pikaks veninud siin juba, et me peaks... Kuule, meile kogu aeg räägitakse, tehke pikem ja tõsi, palun, siin sa oled juba tund aega järjest. Sa oled süüdi, nii et jah. Aga ei, viskame pillid kotti, ma tahaks oma kanapreppi saada. Jaa, oodake. Muuseas, meil on sellised... Vaata, praegu me rääkisime sellest creepist inimesest, kes meile anonüümselt kirjutab ja enda identiteeti ei taha nagu avaldada, et me teaksime siis, kellega on tegu, kas me peaksime ennast kuidagi, kas me peaksime kartma või mis iganes, Aga meid on kordi ja kordi siin ära tuntud vahepeal. Me ei rääkinud sellest juba? Ma ei tea, sellepärast, et see... Mis mõttes kordi? Minul on olnud ju seal... see Väinak veebid, seda nagu me rääkisime, Aga peale seda, et meist on isegi pilti tehtud. Ja et TikTokis on see meie pilt ja me läksime tanklasse ja siis tehti pilti. Jõgeval, jah. Ja siis me kirjutasime ka sinna, et palun tulge ikka ligi, kui te nagu näete, et me oleme seal kuskil. Me oleme nagu mingi vaatatud nagu, see pilt oli siuke mingi selja tagant tehtud, nagu oleks mingi Liis Lemsalut näinud, vaatab mingi oh my god, yeah. Aga me oleme mingi, ma olen tavalised inimesed, me läksime pissile lihtsalt tanklasse. Me pissime kogu aeg. Jah, kuradi kusikud. Kusikud helgad. Ja üldse nagu see vist oli väike lapskoon ja ma loodan, et nagu ära kuulasta, palun mine. Ja mul oli Järvajanis samamoodi, ma käisin seal peol, Siis ka tuldi mulle ligi ja... See oli minu tuttav. No jaa, aga ta tundis minu ära, sind ei olnud ju peol. Tõsi. No, et siis on ikkagi, et samamoodi podcasti kuule ja tervitsid sulle siis. Yes. Ma nime ei hakka ütlema, sa teed ise ka, kes sa oled. Yes. Et et sellised asjad meile meeldivad, kui inimesed tulevad ligi ja räägivad või ma ei tea, tahate mingit pilti teha, no poogen, teeme seda pilti, Et pole nagu üldse, kui te olete torred inimesed, me oleme ju ka. Et kui te näete, tulge ikka ligi ja räägime juttu ja nii tore on ka nagu, kui inimesed märkavad ja ära tunnevad meid. Et see tegelikult selle lühikese perioodi vältel, mida me seda podcast oleme teinud, siis tegelikult juba on päris palju olukordi olnud, et tuntakse nagu ära, et see on samas on nagu äge ka, Jaa. Ja mulle räägiti üleeile, et igatsetakse minu vlooge, nii et ma pean hakkama ikka vlooge ka uuesti tegema. No muidugi. Jaa. Esimene tuleb see Riia vlog ja siis ma varsti olen kolimas Tallinnasse ja mul on kõik uued algused, nii et siis ma saan teile kõike seda jäädvustada. Mul on vaja mälu juurde osta, siis ma saan paremini oma tööd teha. Sellega peab tegelema. Eraldi kõvaketta võiks osta mulle. Ma saan kõik lükata sinna nagu mingid asjad, mida ei ole enam nagu päriselt telefonis vaja kogu aeg. Aga samas ikkagi mingi content, mida võib-olla hiljem võib minna vaja vaata. Näiteks mingi aasta mingi recap'i teha. Ja, muidugi. Jah, okei. Aga mõelge nime sellele tegelinskile, selle puuküürnikule, kes meil on. Ta lihtsalt kuidagi siin ka satub, ma ei tea, hakkas seal kodus igav vist, mõtles, et tuleb chillib meiega. Tahtsi kaasa tulla, ma mingi okei tule siis. Jah.
ei, aga tal on nimi olemas ju. ta on ka samasugune veidrik nagu see, kes meile kirju saadab. Äkki tema kirjutabki? Tema kirjutabki tegelikult meile neid kirju. Kuradi kriipster. Ja aga Mõmsar oli ta nimi. Mõmsik. Mõmsik. No vaatame, äkki on No mõnel sa võib- veel paremat saab mingi muuta varianti alati. pakkuda. Jah. Sest ta, ega ta võib-olla mul silmad lahti küll, aga ma ei tea nagu. Ta tegelikult magab silmatahtega. Klaasistunud pilguga vaatab meid siin. See on ka päris creepy tegelikult. Aga aitab küll. Okei. Olge tublid ja tšau. Bye! Gotta catch another fight. The apple bottom make 'em wanna bite. I just wanna have a good night. Hold up.